Mõne hetke pärast antakse start 9. Mulgi uisumaratonile. Sõidetakse 10 kilomeetrit rahvadistantsi ja 30 kilomeetrit maratonidistantsi. Esimene katse seda maratoni läbi viia luhtus ebasoodsate ilmastikuolude tõttu, aga ega ta oli tulemata jäänud. Jääraja valmisoleku eest on hoolitsenud Viljandi rattaklubi 10 vabatahtlikega ja mis siis muud, kui jääb soovida libedat uisku. Oled Mulgi uisumaratoni peakorraldaja. On sul mahti nende kohustuste kõrvalt ka ise osaleda? Esimestel aastatel, kui uisumaratoni Viljandi rattaklubi korraldas, siis ma tõsimeeli uisutasin ja mäletan väga hästi, et esimene uisumaraton oli 72 kilomeetrit hoopiski pikk ja matkauisku meil ei olnud. Hokiuiskudega 72 kilomeetrit on omaette äge väljakutse, nii et seda ma olen teinud. Esimene katse seda maratoni korraldada sel aastal luhtus, sest ilm vedas alt. Kõik oli juba organiseeritud. Kui suurt peavalu sellised ümberkorraldused valmistavad? Õnneks kõik teenusepakkujad, toitlustaja, ajavõtt, nad on alati vastutulelikud. Nad saavad aru, et meil oleneb ilmast hästi palju. Kõige suurem väljakutse on osalejatele teada anda. Läbisite just rahvadistantsi. Kuidas enesetunne on? Kui täiesti okei. Selles suhtes, et see on ju loomulik, et kui on talv, siis sa uisutad, suusatad, kelgutad ja kui on suvi, siis sa ujud ja rulluisutad ja kõnnid. Praegu on käimas just 9. Mulgi maraton. Ja mul on see esimene. Esimene, jah? Jaa. Ja jääst läbi vajumise foobiat ei põe? Ei, ma oskan ju ujuda ja ma olen talisupleja. Et selles suhtes ma arvan, et ma saaksin hakkama. Aga praegu oli nagu põhiline see rõõm on see. Ma jäin püsti, sest suht konarlik oli mõnes kohas, aga muidu nagu mingi 300, see oli kõige nagu paremini läbitav. Lõpetasite just 30 distantsi. Kuidas tunne on? Kas võttis väga võhmale või oli üks tavaline spordipäev? Tunne on väga hea. No eks ta ikka, võistlus on võistlus ja rada on selline, et tavapärane sellisel rajal sõita ei ole. Et jäävad valusaks sellised lihased, millega tavaliselt kiiruisurajal tegemist ei tule teha. Järgmine aasta on juba väike juubel. Kas siis on midagi suurejoonelisemat ka plaanis? Mõte on, et need, kes on 10 korda osalenud, saavad omale spetsialmeene.